Soojendagu see kamina tuli teie südant. Kas see on siis mingi jamade jada või on see seiklus, see elu? Eks see on selline vana see budistide värk, et kas klaas on pool tühi või pool täis. Nagu teaduse küsimus, sellepärast et kui on rutiin, siis inimene ka võtab antidepressante, eks. Tal on vaja seiklust. Üldiselt hing on nagu aktiivne ja seal nagu selles dünaamilisele mitmekesisusele ja armastusele Jumala teadvustamisel ei olegi nagu lõppu. Ja sellepärast nagu pühamehed ka, isegi kannatustes nende teadus oli armastuses, eks, ja ühenduses kõige kõrgemaga. Meil on niimoodi, et kui on nagu liiga palju justkui väliselt jamasid nii jana, siis hakkad nagu, ma ei tea, kahtlema Jumalas või elu õigluses või karmas või hakkad süüdistama. Siis seiklusest võib saada selline kašmaar, eks ju, halb unenägu sellest elust. Eks me oleme kõik nagu sellised autod, et on vaja kogu aeg paak on täis, et teinekord sama tegevus sooritad, kui sul on nagu, oled välja puhanud, hea meeleolu, võid sama tegevus sooritada, sa ole entusiastlik, laulad, aga mõnikord sama tegevus teed, mingit rutiinset tegevust tunned, et jälle hakkab pihta, eks, üks peavalu. Et me ei saa nagu muuta, et jamad on tulnud, et jääda, võib öelda, et seiklus on tulnud meie ellu, et igavesti olla seal. Kogu aeg on justkui tõusud mõõnad. Küsimus on, kas su teadus on armastusest transcendentaalsel tasemel, hinge nagu seaduste järgi, või sa nagu samastad siis selle karma väliste kihtidega, materiaalse energiaga, oma õnne energiat ja keha ja pead ja mõistust ja kõike. Ja seal ongi, et show käib nagunii. Küsimus on, kas sa oled selles show's selline entusiastlik kloun või selline, ma ei tea, mingi must kunstnik, kes on kogu aeg iga trikk kukub läbi, eks ju, rahvas näeb, et see ei tule välja, must kunstnik. Must kunstnikud trikid või tulevad ja siis need on nii mannetatud, kõik vilistavad välja. Et loodame, et see elu mitmekesisuse tõusud ja mõõnad muutuvad meie jaoks transcendentaalseks seikluseks, nagu selline põnevaks, jälle üllatus, jälle on vaja ennast üllatada. Et iga jama taga teada, et on kõrgem Jumal ja Jumala headus ja armastus, ta tahab lihtsalt saatus elu ja Jumal tahab meiega lihtsalt mängida niimoodi, et kõik natukene pingutavad, nad natukene nagu rohkem öeldakse, et armastus on niimoodi, et seal ei ole nagu lõppu, et mõtlen, et vau, aga siis saab veel rohkem nagu, ja siis veel rohkem, siis saab veel rohkem. Et seal nagu lõppu ei tule nagu selle positiivsele armastusele. Ja samamoodi on ka siis selle karma teistmoodi, kui võtta sellise teadusega, et kõik on jamad, kõik sündmused ja asjad minuga, siis seal on ka samamoodi pole lõppu. Et ühe tulekahju kustutad ära, natuks aja pärast jälle mingi uus jama, täitsa lambist mingi, ma ei tea, kehaga on mingi jama, saad enam korda, siis vaatad autoga on mingi jama, saad auto korda, vaatad mingi suhte jama, saad suhte korda, vaatad mingi materiaalne, mingi raha jama. Kogu aeg see materiaalses maailmas, et seal nagu algust ja lõppu ei ole. Võib-olla ei oleks aus rääkida ainult materiaalsest ja vaimsest, siis sellest mitmekesisusest ja sellest teadusest, et kas see ekstaatiline õnn läbi raskuste või siis selline raske orjade karmaseaduste all, jälle jama. Või siis on kolmas variant, on tegelikult impersonaalne vabanemine, et see on ka selline pikk teema, mina ei ole seda teadustanud, ma ei tea, niimoodi räägitakse teoorias, et saab kõik ära unustada, saab sooritada materiaalse ja vaimse enesetapu. Et hing läheb nagu brahmatšotisse, nagu sellisesse koomasse. Mõned arvavad, et see ongi nirvana või trans, see on üks transi variant. On ka trans või siis selline samadhi või ekstaas on ka see, et sa oled Jumalaga ühenduses siin ja praegu ja kohe ja kõike armastad ja oled sellises emotsionaalses ekstaasis. Või siis on nii, et emotsioonid surud kõik alla, meeled alla, kehalise kontseptsiooni alla, materiaalse energia alla, vaimse maailma mitmekesisuse alla, vaimsed planeedid, Jumala kõik ja siis lahustad, oled sellises seisundis. Et ma ei jõua, et vaimne värk on liiga kaugel, materiaalne värgist on kõrini, laske mul lihtsalt nagu lahustada Brahmaciotis. Et see on ka üks siis moksa variante.
mis tegelikult inimestel on köitvam alguses, sest kui siin on see kahesuse jamad, siis sa mõtled, ma tahan lihtsalt kõigest vabaks saada, ma ei taha seda jumal või mitte jumal, kõik, ma olen kõigest väsinud. Laske mul lihtsalt puhata. See on ka variant.